Tere kõigile! Täna õpime selgeks ühe erilist tüüpi rööpküliku ja see on selline rööpkülik, mille küljed on võrdsed. Sellist nelinurka nimetatakse rombiks. Ole hea, pane endale ka vihikusse pealkiri romb ja proovime koos teha rombi joonise. Enne kui sa hakkad joonist tegema, ma näitan, milliseid erinevaid rombe siis olemas on. Kõigepealt kõige lihtsam romb on tegelikult ruut. Ruudul on ka kõik küljed võrdsed ja tal on ka rööpküliku omadus ehk tema vastasküljed on paralleelsed. Nüüd, kui ma ruutu nii-öelda nagu venitan tema nurgad, mitte täisnurkseteks, eks ole, et ruudul on täisnurgad, ja kui ma nüüd muudan ainult seda, et nurgad ei ole täisnurgad, vaid on erineva suurusega, aga küljed jäävad samaks, kõik on võrdsed küljed, siis on selle nimi romb. Ja romb võib olla siis jällegi kas kitsam või pikem, et igasugused sellised kõik on rombid. Nii, ja proovime koos siis teha rombi joonise ka. Selleks ma soovitan sul alustada nii, et võtta näiteks 5 cm külje pikkuseks ja kõigepealt joonestagi see ülemine serv, tee siit 5 cm. Siis vali nüüd ise vabalt mingisugune nurk siia vahele ja tee teine 5 cm siis niimoodi natukene nagu viltuselt allapoole. Ja nüüd edasi jätkad oma 5 cm külgede tegemist. Vaatad, et see alumine oleks nüüd paralleelne ülemisega. Ja nüüd sa peaks ainult siis veel ühendama need kaks otsa siit ja jälgid, et sul oleks vastasküljed paralleelsed ja kõik küljed siis omavahel võrdsed. Nii, kuna romb on tegelikult rööpkülik, siis kehtivad tal rööpküliku omadused, ehk esiteks tema lähisnurkade summa on 180 kraadi, ehk siis lähisnurgad siit, eks ole, need on 180 kraadi kokku ja samamoodi siit ja ülevalt. Ja teine reegel ka vastasnurkade kohta, ehk et tema vastasnurgad on võrdsed. Samad kaks reeglit, mis olid ka rööpküliku korral. Nüüd lisaks sellele uuritakse rombi õppimisel ka rombi diagonaale. Ole hea, joonesta oma rombile diagonaalid. Ja kui su romb on õigesti joonestatud, siis rombi diagonaalide vahel tekib alati 90-kraadine nurk. Et isegi siis, kui ma nüüd seda oma joonist muudan, sa näed, et minul see 90 kraadi kogu aeg jääb samaks. Ehk siis, et rombi diagonaalid on omavahel risti. Lisaks sellele nad poolitavad teineteist ja rombi diagonaalid poolitavad ka rombi nurgad. Vaatame üle ka rombiga seotud valemid. Ümbermõõdu valem on rombil täpselt sama nagu ruudul, sest et rombi ümbermõõt näeb samasugune välja nagu ruudulgi. Ehk ümbermõõt on 4 korda A, kuna kõik küljed on võrdsed. Nüüd lähme pindala uurimise juurde. Kuna romb on rööpkülik, siis saab rombi pindala leida ka rööpküliku pindala valemiga. Ja see oli siis alus korda kõrgus. Nii, proovime nüüd oma rombile joonestada kõrguse. Kõrgus tuleb siis, on 2 vastaskülje vaheline kaugus, ehk joonesta siis ristlõik, mis tuleb täpselt täisnurgas siis nürinurga tipust ühe rombi külje peale ja tähistame selle H-tähega ka ja paneme valemi kirja, et S võrdub A korda H. Nüüd lisaks sellele on rombil ka teine pindala valem, mida saab kasutada siis, kui meil on antud rombi diagonaalide pikkused. Seda valemit ma praegult siin ei tõesta. Ma kirjutan selle välja, aga tõestuse saad leida õpikust leheküljelt 68. Selleks tuleb meil kõigepealt ära tähistada rombi diagonaalid. D1 on tavaliselt siis pikem diagonaal tähistatud ja D2 on lühem diagonaal tähistatud. See valem iseenesest ei ole keeruline. Rombi pindala teine valem on siis selline, et tuleb diagonaalide pikkused kokku korrutada ja jagada 2. Nii, ja teeme ühe näite ülesande, kus sul tuleb joonestada romb
ja arvutada siis selle ümbermõõt ja pindala. Joonestame kõik samasuguse rombi. Alusta siis siit alt näiteks. Tee 5 cm külg, kõik teised küljed on ka 5 cm. Ja nüüd nürinurk tee 127 kraadi. Nii et mõõdad malliga 127 kraadi siit tipust ja teed uuesti 5 cm külje. Ja siis juba teed paralleelsed küljed. Nii, ja arvutame siis välja ümbermõõdu. Ümbermõõdu valem 4 korda A. A pikkus on meil teada. Kirjutame selle välja ja siis saame juba valemi järgi arvutada 4 korda 5 on 20 centimeetrit. Lähme edasi pindala juurde. Pindala valemis läheb vaja alust ja kõrgust. Kasutame seda esimest valemit hetkel. Alus on olemas, ole hea, joonesta nüüd oma rombile ka kõrgus ja kirjuta välja siis, et kui pikk see kõrgus sul on. Kuna meil on kõigil rombid ühesugused, siis on meil ka kõrgus kõigil sama pikk, nii et kõrgus peaks sul tulema 4 cm ja pindal järelikult 5 korda 4 võrdub 20 ruutcentimeetrit. Nii, kuigi meil on pindala leitud, proovime kasutada ka seda teist pindala valemit, mille jaoks läheb vaja siis rombi diagonaale. Ole hea, joonesta siis oma rombile diagonaalid ja mõõda ära ka nende pikkused. Rombi diagonaalide pikkused siin ülesandes ei tule sellised täpsed väärtused, vaid võivad meil kõigil mõne millimeetri võrra erineda, oleneb, kui täpne sa oma rombi joonestamisel olid. Minul tulid sellised tulemused ja proovime nüüd need 2 diagonaali siis siia valemisse kokku panna ja vaatame, kas meil tuleb sama pindala tulemus või mitte. Ja nagu näha, siis kuna diagonaalide pikkused olid meil ligikaudsed, siis samamoodi tuleb meil pindala väärtus ka ligikaudselt ja kui me ümardame ühelisteni, siis tuleb see ka 20 ruutcentimeetrit, nii nagu tuli ka teise pindala valemiga. Rombi juures tuleb nüüd sul need valemid meelde jätta ja nende valemite harjutamiseks ja rombi joonestamise harjutamiseks annan ma sulle mõned ülesanded ja ma arvan, et sa saad nendega hästi hakkama.